On uudisteet räägija stuudios Rohke Develak. Jõupingutused Ukrainas rahu saavutamiseks intensiivistuvad iga päevaga, teatab Ameerika Ühendriikide administratsioon. Seni ei ole Ukraina andnud selget signaali, et soovib rahu ja mitmed USA-poolsed initsiatiivid ei ole seetõttu viinud ka soovitud tulemuseni, mistõttu kavandab USA Ukrainas teise rinde avamist. Teise maailmasõja ajal tegid Ameerika ja Venemaa sõja võitmise nimel koos head tööd, märkis president Trump ja lisab, et tõenäoliselt tuleb sellist koostööd sõja lõpetamiseks ka seekord kasutada. Rahu läbi jõu on olnud üks Donald Trumpi rahu saavutamise strateegiatest, mis lastakse käiku, kui olukord ei parane. Kohe ei juhtu siiski midagi ja Ameerika ei ava Ukrainas teist rinnet enne, kui Ukraina on kogu siiani saadud abi tagasi maksnud, märgitakse teate lõpetuseks. Ja Eestisse. Valitsus teatab, et on meditsiinisüsteemi tuleviku alustalad lõplikult paika pannud ja see lahendab ka perearstide puuduse maapiirkondades. Ees ootab üleminek perearstisüsteemile. Kava kohaselt on iga pere kohustatud pereliikmete seast selle aasta jooksul välja valima pereliikme, kes õpib arstiks ja hakkab ravima oma pereliikmeid. Pereliikmest perearst teab oma pereliikmete haigusi ning riske kõige paremini ja on ravis ka palju tulemuslikum. Kui peres elab ainult üks inimene, siis hakkab ta enda arstiks ise. Raha perearsti koolitamiseks otsib pere ja pere saab oma kodus avada ka perehaigla, kus patsienti vajadusel ravida. Praeguse meditsiinisüsteemiga ei ole inimesed sageli rahul. Kui riiklik meditsiinisüsteem kunagi lõpetab ja asendub perekeskse mudeliga, kaob vajadus riiki kõikides hädades süüdistada, teatab eelnõuga kaasas olnud seletuskiri. Veel annab valitsus teada, et kodukulude vähendamine on selgelt praeguses kriisis üks võtmeküsimusi ja valitsuskoalitsioon on kodukulude vähendamise eest koostöös pankadega jõulisemalt seismas. Suurem osa kodukulude vähendamises on kindlasti koduomanikel endil, kuid ka näiteks pangad saavad kodukulude vähendamiseks aitajaks pooleks olla. Paljudel inimestel võtab pank peatselt kodud ära ja suur osa kulusid ongi kohe sellega seoses kadunud. Jäävad ainult laenumaksed ja intress, muud kulud puuduvad. Kõige kiirem tee kodukulusid vähendada ongi kodust loobumine, teatab valitsuse kodukulude kokkuhoiuprogrammi koordineerimiskeskus. Ja Eesti Metsatöösturite Liit on esitanud valitsusele riikliku julgeolekukava, milles kutsutakse ametkondi üles lubama senisest aktiivsemat metsaraiet ja seda ka arvukatel looduskaitsealadel. Ajad on ärevad ja mets on alati Eesti rahvale kaitset ja varju pakkunud praegu, aga on metsas nii palju puid, et inimesed ei mahuks vajadusel metsa ära. Metsatöösturid on aastaid püüdnud inimeste jaoks metsa ruumi teha, metsa erinevates vormides ja alust ära välismaale viinud ja tasuks on olnud ainult raha ja ei mingisugust tänu ega mõistmist, märgitakse pressiteates. Eetris olid uudised.